19–21 juuni 2026 Saaremaal Eiste-Tooma talu territooriumil korraldab Kungla rahvas otsustusfestivali. 3 päeva ühiseid arutelusid, kohtumisi, otsuste kujundamist. Kutsume kokku inimesi üle Eesti, et arutada rahva tulevikku, kogukondade rolli ja Eesti eluolu küsimusi. Festivalil käsitleme teemasid rahvastik ja tervishoid, haridus ja teadus, tehnoloogia ja energeetika, keskkond ja kogukonnad, õigusruum ja põhiseaduslik vastutus ja palju muud. Arutelu tulemusel kujundatakse ühised seisukohad ja ettepanekud. Kokkusaamine on avatud kõigile huvilistele. Tule kohale, kuula, osale aruteludes ja anna oma panus ühisesse mõttetöösse. Kutse saavad lisaks paljudele teadlastele ja arvamusliidritele Eesti Vabariigi president ja ka peaminister. Kungla rahva otsustusfestival 2026, 19–21 juuni. Kohapeal telkimisvõimalus, elav tuli ja inspireeritud inimesed. Sündmust kajastavad eestist.com, uudistekeskus.ee ja paljud teised alternatiivmeedia kanalid. Kuni hommik käisid ka nii. Kungla rahvas. Ühine jõud. Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarjo Maripuu. Tuntud sisulooja ja suunamudija on Konstantin Mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 57 võeti hästi vastu. Samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujalt. Jätkame tehnokraatlike teemadega, nii et täna siis sellised küsimused. Kas Trump päästab ka USA tuulikute eest? Kas Britte ei päästa rekordiline tuuleenergia? Palun, Andres. Tervist, mõistust ja tarkust, nagu ma alati teile soovin. Hakkame jällegi alateadvust, teadvust ja üliteadvust lahti pakkima. Järge unustage neid 2 pildikest mul hõlgade peal. See on universumi ainuväli, soovitan vaadata, siis saate ka paljudest inimeste vahelistest suhetest ja aktiveerimisest ja deaktiveerimisest paremini ära, sest Mendelejev pani oma tabeli kokku 1 päev enne surma näiteks. Ärkas üles, kirjutas ära ja läks teispoolsudes. Nii, ja kuna saatel on head küsimused ees, praegu hästi suured ja võimsad 2 tükki, siis on tulnud mulle ka 3 küsimust ja siis 1 küsimuse panen ka saataja kuulajatele, vaatajatele ära. Ja küsimused tulid siin mõni nädal tagasi, hiljuti oli lihtsalt ja keerutamata 95 saade pealkirjaga vastupanu ja alternatiivsed liikumised. Ja nüüd ongi küsimus, kuna seda saate vaatasin ära ja lõpus tekkis selline imelik küsimus ja küsingi praegu, Maarjo, sinu käest, kas neid tehnokraadi saateid on vaja veel teha edasi? Ja põhjendus lihtsalt eeldus on selline, et sellest saate lõpus Tõnu Kalvet soovis veel 1 selgitavat saadet saada. Aga sellele soovile sai ta Kertu Luisult vastuse, et sellel teemal ei ole mõtet enam nämmutada, ehk korrata ma tõlgiks võib-olla ära, sest meie saateid ei vaatagi sellised inimesed, kes vajavad käsitsi juhtimist. Aga kuna ma olen pedagoog, siis ma näen, et kordamine on tarkuse ema ja võin tuua sisse Otsana Tredini, tema ei juhtinud käsitsi ka eetlit, pani eeslile porgandi nina ette ja ise lösutas seal, sõitis, ajas porgandit taga, ei olnud vaja kamandada. Ja nüüd siis, kui saate need küsimused 2 ära, siis Maarjo küsin sinult, kas on neid vaja ja käsitsi juhtimisega, selle vastad ära. Ja siis tulid teised 2 küsimust nüüd suuremalt rahvamassidelt tehnokraatidelt. Et milleks oli vaja? Esimene küsimus kohe nendel tekkis, miks Läänemaa põlisrahvaste valitud esindaja Lembit Tõnts tahab Eesti Vabariigi killustada.
see on Platoniga hakkame nüüd tegelema, loogika, tema ju rääkis vabariigist, tegi selle oma ühe raamatukesega. Siis oli selline, paneme eeldusega kokku, vastan oma arvamuse vastuse ära. See eeldus ehk määratlus, ta ise selgitas, ta võib olla isa poolt läänlane ja ema poolt võrukas, ehk hommikul on ta üks ja õhtul teine põlisrahvus. Ja tema väide, seal jooksis ka, eestlane saab olla ainult soovmõtlemise järgselt. Ja nüüd tõestame teda siis, mis see asi võib oodata. Et teda saab valida sellisel juhul, kuna Eesti Vabariiki ta nagu ei poolda või killustab, saab teda valida väikse kogukonna juhiks. Ta saab olla näiteks külavanem. Ta tahab külavanema kohta. Ja nüüd kellele see on kasulik, nagu Platon alati küsib, et miks ta niimoodi rääkis, võtame kohe jälle selle idee, kasu on päris julm kasulikkus võib tulla. Vaatate ka eesti.com-is, seal oli selline liikumine nagu Narva Rahvavabariik. Nii et nemad saavad sellest ilusti killustamisest ka idee. Eelduseks Narva Vabariik ja väide, nemad võivad olla samuti põlisrahvad, ainult räägivad vene keeles. Ja tõestus, kellele see kasusaajaks on suurfirmad, riigid ja nagu nüüd räägitakse, et globalistid ja ära. Ja lihtne vastus, illustunud jõudu on lihtsam oma huvides ära kasutada. Ja nüüd lähmegi siis suurema asja mehe juurde ja küsin teie käest, kõigi käest, miks Trump ei taha USA'd killustada, alustada väiksemalt pihta, vaid pani kohe kõik magama, nagu ta süsteemi pani, suurte tähtedega punased müksid, maga on peale kirjutatud. Seal ütleb ikka, et vaja teha see killustunud ja väike riik suureks. Ja võtab endale ilusti suured vajalikud sellised ülesanded ette. Ja vaatame siis nüüd esimest küsimust, kus ma hakkan toetama Trumpi tegevust, mitte nüüd siin selle Lembit Õntsi tegevust. Et võib ka niimoodi, aga kui on vaja, siis võib ju Trumpile pakkuda välja ja Maarjo sinna öelda ka, kes Ameerikas elab, et pakuks välja killustumise sellise rahva pisikeste põliselanike killustamine teeb ka Ameerika suunaks, suureks. Kas usuvad seda? Ma ei usu, sest tehnokraadid, korporatsioonid ja korporatsioonide juhid on suurfirmad ja suurfirmadel on alati äriidee. Nii, ja lähme nüüd slaidide juurde, muidu see saade läheb päris pikaks. Nii, esimene küsimus meil oli, kas Trump päästab nüüd USA tuulikute eest? Näete, ja siin on nüüd õppematerjal, mis minusugusele lollakale tehnokraadile meeldib, kes sai teada, proovib inimesi nagu pedagoog käsitsi juhtida neid õpilasi. Kuigi ma käsitsi ei taha juhtida, mulle möla on ära ja ma võin öelda ka see minu möla, kui tahate vaadata tehnokraadist saate 600 või niimoodi vaatajaid on, kommentaare ei ole, tähendab saade on väga igav ja kõigile mitte vajalik. Aga tõmbame lahti Nõmme raadio, seal neljapäevase saate on seal Igor Gräzin, kes viimases saates ütles, et ta on ainukene meditsiinitegelane, tõmbas Viktor Vassiljevile ka
joone vahele ja reedel on ka keegi ja nendel on seal tuhandetega vaatajad, nii et see oligi küsimus, kas tasub seda tehnokraati edasi teha. Mina ei ole see, nagu öeldakse, mingi fist või mingisugune kahepoolne. Kui ei vajata inimest, paneme pillid kotti, ansambli muusika jääb ära, murumütsid pähe ja igaüks läheb oma rada ja laulab ja hõikab. Hunt on metsas. Nii, see oli vahemärkus, aga lähme nüüd Trumpi teema juurde. Vaadake, mis ta nüüd tegi suurt. Pealkiri on Trump investeerib $1 miljardit, et päästa Ameerika rannikud tuuliku monstrumite käest. Ja mõelge, kas siin on meie nüüd Vabariigi ja Kliimaministeeriumi tegevus, kui tuulikud ei tule Saaremaale, või on hoopis suurema poisi Trumpi tegevus? Siin segab. Nii, lähme siis edasi. Ja võtame nüüd asi käsile. Jätame selle Eesti väiksuse või suursuguse Eesti rahule, sest siin on kuidagi tagurpidi, sest ühe lause võin öelda, sest me olime ainukene riik maailmas, kes kasutas ja lõhkus ja tahtis 2 kraanikausi poliitikat ellu viia, et ühes kala pestakse ja teines liha ja sellega need külasööklad ja kohvikud suretati välja. Nii, ja lähme siis. Bideni administratsioon raiskas miljardeid maksumaksja dollareid, et sillutada USA rannikud ebaefektiivsete tuuleparkidega. Nüüd astub samme president Donald Trump. Ligi $1 miljardi eest ostab USA valitsus end välja katastroofilistest lepingutest Total Energiaga. Kliimalobi on maruvihane, kuid keskmise Ameerika kodaniku jaoks tähendab see naasmist usaldusväärse energia juurde vahelduva elektrienergia asemel. Näete ise, pealkiri ütleb, ei kommenteeri, võib-olla oskate mõelda kaasa. Donald Trump täidab oma lubadust lõpetada vasakpoolne kliimafanatism USA-s. Nagu nüüdseks on selgunud, kulutab USA valitsus peaaegu $1 miljard, et hüvitada Prantsuse energiagigandile Total Energies avamere tuuleenergia rendilepingute tühistamise eest. See on suurepärane samm. Vaadake, see $1 miljard ei ole midagi, see kohe läheb, kui te kuulate hoolega, kumbki ei saanud kasu, $1 miljard oli väike, nagu ütleme, investeering asjale ja töötavad edasi, nii raha läheb lihtsalt teise asja peale. Miljardite pumpamise asemel ebausaldusväärsesse ja ilmastikust sõltuvasse energiasse investeeritakse raha ainult reaalsetesse ja usaldusväärsetesse energiaallikatesse, nagu nafta ja gaas. Rääkimata laastavatest keskkonnamõjudest, nagu koledad terashiiglased, mitte ainult ei moonuta rannajooni, vaid neid kahtlustatakse ka lindude, nahkhiirte, vaalade massilise surma eest. Nende rajatiste väidetav eluiga on, näete, 20 kuni 25 aastat. On sageli vaid suitsukatte. Trump hindab realistlikuks 8 aastaks. Näete, reaalne on 8 aastat töötavad need tuulikud, enne kui nad seal ära ei roosteta, sest nende hooldus on väga raske. Sest paadid, vaadake ise, kui paadid sõidavad, mehed tõmbavad paadid kaldale, kalurid. Põhjad on roostes, nad nühivad, lihvivad puhtaks, et järgmine kord jälle, kui jää ära, läheb merre minna. Aga tuulikud seisavad seal hommikust õhtuni 24/7 ja nii edasi. Ja näete, enne kui need ohtlikuks muutub. Loomulikult on kohe vastased, üritavad vasakpoolsed aktivistlikud kohtunikud Trumpi koristuspüüdlusi saboteerida.
Alles eelmise aasta veebruaris kavatses föderaalkohtunik Rose Lambert esialgse ettekirjutuse abil tühistada Siseministeeriumi ehituspeatuse New Yorgi ranniku lähedal asuva $mitme miljardi suuruse tuulepargi Sunrise Wind ehitamise. See oli juba 5. kord, kui kohtud üritasid takistada Trumpi administratsiooni püüdlusi rannikuid päästa. Vaadake, meil kohtud käivad soengu raha pärast kohtus, aga Trumpiga käiakse 5 korda ja ikka need tuulikud seal peavad töötama. Kui kohtud üritasid takistada Trumpi administratsiooni püüdlusi rannikuid päästa, kuid Trumpi ei heiduta sellised juriidilised takistused, arvestades energiahindade tõusu, geopoliitilise kaose ja Iraani vastase sõja otsesest tagajärgi. Vajab Ameerika energiajulgeolekut, mitte lihtsalt muinasjutte ehk rohepesu fantaasiaid. Ja USA siseminister Doug Burgum teatas ajaloolisest kokkuleppest Houstonis toimumal Grevaki konverentsil koos Total Energy tegevjuht Patrick Bowaniga. Prantsuse ettevõte loobub oma rendilepingutest New Yorgi Põhja-Californiku ranniku lähedal ning kohustub enam mitte arendama uusi avamere tuuleparke USA-s. Lihtne kokkulepe on olemas. Ja vot nüüd kuulake, kuhu see raha nüüd läheb, see miljard. Ta ei lähe niisama trahviks või ära, kõik on võimalik diplomaatilisel teel suheldes, veheldes õigesse kohta panna, et ta toodaks kasumi. Ja näete, selle asemel liigub raha sinna, kus majandusele tõeliselt kasu toob. Total Energies investeerib ligi $1 miljard Texase Rio Grande veeldatud maagaasi LNG tehase 4 tootmisliini laiendamisse ja tavapärase nafta ja põlevkivigaasi tootmisse. Teeme Total Energiaga koostööd, et vabastada ligi $1 miljard, mis oli seotud renditagatistega. See raha oli mõeldud eelmise administratsiooni toetuseks, mis edendasid kallist ilmastikust sõltuvat avamere tuuleenergiat, ütles Burgum. Kliimatööstusest kasu lõikavate inimeste reaktsioonid olid kiired. Arvate, et meil kliimaministeerium ei hakka rabelema, kui midagi sellist välja tullakse. Lobigruppide esindajad kurdavad nüüd avalikult oma maksuraha kaotuse üle. Sam Salustro, ookeanik New Yorgis, kurtis poliitilise teatri üle ja väitis häbitult, et Trumpi otsus koormab Ameerika tarbijaid. Vaadake, see, et tuulikud ära võeti, kohe koormab nii, et Ameerika tarbijaid. Õnneks see meie Eesti tarbijaid vist ei koorma. Ja Lena Moffitt kliimasektist, need kliimasektid on seal, nad juba räägivad sektantlusest juba vabalt. Evan Action süüdistas Trumpi samuti fossiilkütustest sõltuvuse suurendamises ja kodumaise puhta energia hävitamises. Näete, kodumaine puhas energia on jutumärkides. Ökomarksistide absurdne loogika. Näete, marksistid tulevad väljakule. Kõigist asjadest peaks just heitlik tuuleenergia, mis toodab elektrit ainult siis, kui tuul puhub, tagama Ameerika energiavarustuse kriisiaegadel. Sellised projektid nagu Vineyard Wind Massachusettsist või revolutsioon, vaata Wind, revolutsioonilised tuuled ka kõnnivad ringi
Hääge, on nad punased või sinised. Ennem oli revolutsioonid olid inimeste vahel, nüüd tuuled ja ma ei tea, loomad hakkavad ka varsti panema või kuidas see käib, mina olen sassi. Ja Rhode Islandil ühendati hiljuti tänu õiguskaitsele võrku, kuid uued projektid tõenäoliselt nüüd lõppevad. Näete, asi pandi paika, miljard läks ühest kohast, läks ta õieti, hakati tegema ja liigume siis edasi. Aeg on, nagu öeldakse, limiteeritud ja peame liikuma. Ja ongi teine küsimus, mis meil oli, kas Britt ei päästa rekordiline tuuleenergia. Näete, energiaga, mis meil siin on siis, on ju kohe näha pildid koos tuulikutega. Ja võtame ette siis, jällegi on paljastatud roheline müüt. Müüte muudkui teeme, et need on väljamõeldised, imelikud sõnad, kogu aeg müüte saab teha nendest ajaloovärgist, aga see on siin väike muinasjutt, ütleme kellegi hiljuti tehtud, aga nii nad trükivad. Briti valitsus tähistab rekordilist tuuleenergia tootmist, kuid reaalsus jõuab kliimaideoloogiale halastamatult järele. Vaatamata lugematutele tuuleturbiinidele kerkivad elektrihinnad lakke ja riik väriseb Lähis-Ida konflikti tagajärgede ees ja põhjus. Kõikuv võimsus lihtsalt ei suuda tagada usaldusväärset energiavarust. Tõeliselt energiakriisist ei saa tuuleveskitega pääseda. Suurbritannia õpib, need sinised jooned, neid saate otse lugeda. Õpib seda kibedat õppetundi praegu valusalt, kuigi peavoolumeedia ja kliimalobistid kiidavad riiki pidevalt kui tuuleenergia globaalset liidrit. Vaadake, me räägime globalistidest siin, et kes need globalistid on, aga siin on ka tuuleenergial on globaalne liider olemas. Vaadake, see globalist sobib igale poole. Sõltub Suurbritannia elektrivõrk endiselt suuresti fossiilkütustest. Umbes kolmandik elektrist tuleb endiselt toota gaasiküttel töötavatest elektrijaamadest. Pärast Iraani sõja puhkemist on nafta ja gaasi hinnad kogu maailmas hüppeliselt tõusnud. Ja kes kannatab kõige rohkem? Rahvusvahelise valuutafondi andmetelt tabab energiahindade šokk Suurbritanniat kõige rängemalt. Näete, kloppida saab, ta on eraldi saarekene, saab ära. Ja näete, numbrid on juures, ma räägin numbritest, saadetes. Paljud saated tulevad niisama põlvelt ilma numbriteta ja mina tehnokraadina ei saa aru, milleks ilma numbriteta arvamusi visata välja. See ei ole loogika, see on poliitloogika ja matemaatikat tasub ikka õppida. Kuigi meil suunati ka õppida, oli selline revolutsiooni ja muud nõukaaegsed teemad, mida ei hakka tuletama. Ja pealvoolumeedia tähistas endiselt väidetavalt rekordilist tuuleenergia tootmist 2026. aasta esimeses kvartalis. Näete, tuuleenergiat oli 31% rohkem. Ja kogu aeg nutame, et näete, Hormuzi väinast saame naftat 1, või see veerand või see 25% vähem ja kuidagi hakkame ära külmuma või ma ei saa aru sellest, rääkige mulle ilusti see asi lahti. See on nii väike kogus sealt Hormuzist tuleb, aga jutt ja õhu palju suur, aga näete, siin saite 31% Inglismaal rohkem, ta peaks ju täitsa rahul olema. Ja uut päevast rekordit, mis sai 25. märtsil. Aga nüüd küsivad ise vastu, aga mis kasu on rekordist tormistel päevadel, kui tuuled ähvardavad kustuda ja tuult pole. No ma ei saa aru, siis rekordi kehti või Guinessi oma või kuidas see on.
Taastuvenergia on ja jääb ebausaldusväärseks. Ilma tuumaenergia ja gaasita, kui elektrivõrgu selgroona variseks Briti süsteem kohe kokku, kui talvel nõudlus suureneb ja tuul ei puhu, on laialdased elektrikatkestused peatsed. See niinimetatud kõikuv võimsus ei ole lihtsalt tööstusriigi jaoks elujõuline alus. Õnneks võrguoperaatoritele puhus selle aasta esimeses kvartalis tugev tuuleiil. Aga mis juhtub teises, kolmandas kvartalis, kui Iraani sõja majanduslikud šokilained Suurbritanniat täie jõuga tabavad? Küsimus oli üleval. Ja jätkame siis. Samal ajal kui Suurbritannia energiaturu regulaator Ofgem annab tarbijatele praegu aprillist juunini lühiajalise 7% hinnalae alandamisega vale turvatunde. Natukeseks võtame hinna ära, aga mis siis toimub? Saabub tõeline probleem juulis. Näete, juulikuu on tulekul. Ilus, siis soovitan Inglismaale reisule minna koos suurte koolibusside ja rahva ja lastega koos. On kohe ilusam võib-olla vaadata olla seal. Cornwall Insighti eksperdid ennustavad kolmandas kvartaliks hinnalage jõhkralt 18%. Gaasihinna šokk tekitab juba süngeid mälestusi, tekitas näete 2021-22 aastast. Kas mäletate seda kriisi? Ma arvan, et meil on kõigil augi mälu ja pole mõtet, sellepärast siin nagu eespool oli, et peame olema käsitsi juhtimise peal kõik, siis saame asjadele pihta. Sellised head väljendid meeldivad. Ükskõik, kes välja ütleb. Ma ei häbene seda kordamast, sest kordamine on, nagu öeldakse, tarkuse ema ja ema on püha. Samal ajal kui sellised riigid nagu Prantsusmaa on oma tuumaenergia suhteliselt kaitstud, jääb Suurbritannia gaasi elektrist sõltuvusse tõttu hätta. Samal ajal kui sotsialistlik valitsus unistab jätkuvalt reaalsusest täiesti irdunud puhtast energiavõrgust aastaks 2030, on võrguoperaatorid ja tööstus juba ammu häirekella löönud. Riiklik võrguoperaator Neso hoiatas juba novembris gaasitarneid ähvardavate tohutute ohtude eest. 2030. aastatel Põhjamere sissemaine tootmine on vabalanguses, sest poliitikud seavad puhtalt kliimaideoloogiast aiendatuna pidevalt uusi takistusi nafta- ja gaasitööstuse teele. Nii, ja olemegi suurele energia või uuel pildil. Kas tasub ikka võrrelda ja võtta eeskujuks nüüd Trump või hoopis Inglismaa? Kumb see nüüd sobib? Ja aitäh sulle, Andres. Siinkohal saate alguses esitasid mulle küsimusi, õigemini vaatajad või Tõnu Kalvet. Ma siis põhjendan selles suhtes, et põlisrahva liikumise lõi kadunud Kalle Eller 2002 aastal, kui ta sai aru, kuhu suunda Eestit üüritakse liitumisega Euroopa Liitu. Täna me näeme seda, et Euroopa Liit üritab minna niisugune föderaliseerumise teed, täpselt nagu USA. Ja siin sa tõid välja, et kas USA on killustunud, siis tegelikult võiks öelda seda, et tegelikult USA on kogu aeg killustunud, sellepärast, et ta on osariikide kogu. See ongi föderatsioon. Ja ütleme niimoodi, et kui Euroopa Liitu surutakse USA suunda, siis võimegi tulevikus näha, et Eesti on nagu mingi föderatsiooni osa, mitte ei ole iseseisev riik.
ja siin ütleks seda, et kui Kalvet süüdistab põlisrahva liikumist kuidagi killustumises, siis ma võiks öelda seda, et killustumine hakkas juba ennem pihta, kui nii-öelda põlisrahva liikumine üldse loodud sai ja selles suhtes, et põlisrahva liikumine kaitseb meie rahva identiteeti, mis praegu Euroopa Liit üritab ära lõhustada, kõik meie kultuurilised väärtused ära lõhustada ja see on palju hullem asi. Ja kui nüüd siin tulla Kalveti juurde tagasi, siis minul näeb seda, et Kalvet üritab siis minu narratiivi kuidagi muuta või mind mõjutada läbi Andres Saukase. Ja see on nagu, et mulle kuidagi kohta kätte näidata, et see on nagu natuke vilets, eriti kui Kalvet ise on nagu minu meeskonnas. Ja tema küsimus, et kas veebiraadio teeb veel kordussaate sellel teemal. Ütleme niimoodi, et ennem tänast ma oleks seda nagu kaalunud, aga ütleme, sihuke käik, ta on maletaja, ma tean Kalvetit, ta on maletaja ja minul meeldib ka malet mängida. Tema tegi käigu, mina teen käigu ja mina ütlen ka, et vaevalt peale tänast seda saadet ei tule, kuigi ma oleks ennem seda veel mõelnud. Et jah, jätkame edasi. Vahepeal ma küsiks ise ka sellepärast, et siin oli see Narva Rahvavabariik. Kas ei ole eeskujuks, et nad võivad selle teha, kuna see oli ju päris pikalt kaardistatud ja on isegi eesti.com-is kaardid väljas. Arvate, et need siis, või kui see põliseestlased Lents ja Lembitud ja kõik seal on, kas need arvavad, et need on siis oma mõtted ära pannud? Sest alati on olemas vastulöök ja löök. Ma tean, olen füüsika pärast ja soovitan ja mõtelda, et ei ole mõtet omale nagu isiklikuks ka minna, ma praegu proovin rahustada. Ei ole see Kalvet, ta lihtsalt küsis ja kui tuli vastus, et ei tehta ära ja kui ma tean, et siin saadet ka ei ole vaja teha, ega ma teen seda omast ajast. Ja kui neid käsitsi juhtijaid on, mind nimetatakse käsitsi juhtimiseks umbes niimoodi, ma ise kuulasin ära, sest ma olen pedagoog, mul on praegu koolitused ka taga. Ja ma mäletan ühte saadet ka, kus koolipappa ütles, et meie põlvkond on veel viimane, kui me ära läheme. Siis ongi homod ja sellised muidu siristajad väljas, kellel ei ole matemaatika ja füüsika ja muuga tunnid. Ma lihtsalt ei kaitse kedagi, aga räägin loogikat lihtsalt ja unustaks need vaenukõned ära. Ja kui nüüd tulebki selle saate lõpus ka mõni kommentaar, vot seda olekski vaja teada, kas jätkata või mitte. Ma tunnen, et ma räägin tühjadele seintele, sest tulevad need minu peale, tulevad väiksed ja kui vaadata nende kommentaatorite vaatajate hulka on 600 midagi on. Teine, kes paneb põlve pealt midagi sellist rahvajutu teemalt, ma tõin välja neljapäevase Gräzini, tal on 3500 ja ühe päevaga paneb igasugust asju kokku, siin tekibki ära ja saade oli ju mis, pealkiri oli tal vastupanu ja alternatiivsed liikumised. Nii et raadiod, ma arvan, on ka liikumised praegult selles ajal. Nii et ma mõtlen, et võtaks maha rahulikult, sest mina võin jätkata, aga kui ei ole vajadust, mina ei ole see nagu öelda patsifist või selline, minul kuulsust ei ole vaja, ma ei pea esinema ära.
sest mind kutsutakse esinema, kui tahetakse, kui ei taheta. Ma räägin asjad nii nagu on ja Nõukogude kroonu ma toon nähtavale, oli seal roodus 100 meest või oli seal vähem, ma ei tea numbrit. Ma olin ainukene eestlane ja mul ei olnud ei põlisrahvust ega midagi. Mulle piisas sõnast, et ma olen estoniets, eestlane. Ja kuigi ma olen Ida-Virumaalt, ma tean Kohtla-Järvelt, kui raske oli seal elada. Ja mina näiteks ei saa aru ka sellistest asjadest nagu 5-minutilised linnad. Meil Oru alevikus, Sompa alevikus, Ahtmes oli kauplus, söökla, töökoht, kool, lasteaed, kõik olid 15 minuti juures, raamatukogus istusin. Mul ei olnud vaja sõita kusagilt sealt Tallinna äärelinnast tund 2 kesklinna tööle ja nii edasi, kõik oli olemas. Arst oli ka olemas, õde ja kõik oli olemas, kui oli raskem, saadeti Jõhvi 20 kopikat maksis see ära ja võite ka seda rääkida. Tegemist oli küll, sest oli sisse toodud, ütleme, need puhvaikapoisid. Need olid rohkem ja need tahtsid ikka kohalikele nõnda nimetatud pärismaalastest eestlastele teha, sest meid nimetati kuradid, sest meil oli sõna kurat, sest neil jäi see meelde, et need on kurat. Nii et ma ei oska siin selle kohta midagi öelda, ma olen need kõik asjad läbi põdenud ja siin kui küsimus on, siis lihtsalt on küsimusele vastus ja võtame teise poisi, kes oli see, kõndis Kreeka linnas ringi, tal oli ära, otsib inimest, taga ma ei hakka nimesid ütlema, Avicenna on ka kunagi viibinud sinna, kui lööte sisse, on suured ära. Tema ütles, et inimeste suhtlemisel või ravimiseks on esiteks on sõna, kui sõnadest aru ei saa, siis tuleb ravim ja ravim ei ole, on nuga. See tähendab relv. Ja vot nii kaugele see aetakse, kas tahame omavahel suheleda või ei taha enam, joome ennast narkotsi või midagi täis ja kakleme ja vot see oli selline vahemärkus. Ma arvan, et see saade võtab praegu nii palju kommentaare, et me ei saa seda saadet poolele jätta ega teeme mitu veel ette, siis vaatame. Rahvast on vaja lihtsalt õpetada. Ja, räägi. Ja selles suhtes, Andres, ära võta sina ka isiklikult, sest Tehnokraat, me teeme väga vajalikku saadet. Meie saade on väga vajalik ja selles suhtes see paneb, praegu ei ole mõtlevatel inimestele väga saateid, ei ole. On erinevate poliitiliste narratiivide väljendussaated ja that's it, aga meie üritame nagu nii-öelda poliitvabad seda teha tehnokraatliku vaatevälja koha pealt. Aga mis puutub nüüd põlisrahva liikumist ja Narva rahvavabariiki, siis ütleme niimoodi, et põlisrahva liikumine ei ürita teha nüüd, et Läänemaal tuleb oma riik ja Virumaal tuleb oma riik. Me oleme ikkagi terviklik ja meie teema ei ole hävitada Eesti Vabariiki, vaid mina ise olen ju Rõdali kihelkonna asutajaliige ja minu visioon ongi see, et meie põlisrahvad lõpuks suruks välja nii-öelda selle vabamüürluse, mis on siis allutatud lääne diktaadile ja kes nii-öelda juhib meie valitsejaid. Aga kui suudaks vabamüürluse asendada põlisrahva liikumiste inimestega, kes hakkavad ise nende asemel valitsejate narratiivi ja asju juhtima, siis on meil väga tugev rahvusriik ja me suudaks minna ka Šveitsi mudeli poole liikuda. Et mina näen seda, et ka Šveitsi neutraalne mudel on kõige nagu nii-öelda inimsõbralikum kooslus üldse meie riigi toimimisele. Aga ei, selles suhtes jah, mina viha ei pea, aga ütleme niimoodi, et kui Kalvet tahab,
siis rääkigu minuga otse, aga mitte läbi teiste inimeste. See on minu palve. Ta näeb seda saadet ja ma loodan, et see enam ei kordu. Aga siinkohal. Aga näe, nüüd sa ütlesidki, mina olen kohe nõus sellega kuulama, et ikka pead ühe saate tegema ja võtma rohkem rahvast sisse, erinevaid ja nii edasi. Saade on vajalik. Praegu sa räägid siin Tehnokraadi saates mulle ära, mina ei ole poliitik, ma räägin seda. Ja minul on lihtne, on vaja või ei ole voolu, on voolu, ei ole. Aga on ka sellise poliitika ära, et neile on vaja selgitada. Ja paljud ongi, nad saavad ära ja mina loogiliselt võtan, kui ühel pool kiidetakse ühte põlisrahvust, teisel pool on teised, nagu see vana Peipsiäärne on, see on Sibula tee ja nad on vana usu tee on, nad on seal igavesti elanud, nad on ka seal põlisrahvas. Ja võt on vaja selgitada see nii, nagu sa selgitasid. Ja võtaksid peale, sest see saade, ma vaatasin, see oli väga hea, sest seal oli kahepoolsed inimesed olid kohal ja ei ole mõtet hakata neid kilde välja võtma, sest alati, kui toimub mingisugune diskussioon või diplomaatia, siis on mõlemal pool on õigus, kui ka mõlemal pool on vale. Nii et mina soovitan küll teha ikka veel üks saade. Sarnane selgituste ja värkidega panna ta kokku ja mis on põhiline, lasta kõigil rääkida nagu võrdselt või niimoodi. See tundus mulle ka algus oli see, mis oligi, et inimesed, kes tuli kutsutud, nad ootasid. Ja ootamine on kõige ära, kas või minut oodata või 2 või ootamise aeg on väga ülipikk. No selline ettepanek. See on teie selge, aga lähme siit siis küsimustega edasi. Meenutus 2025. aasta aprillis toimunud raskest elektridispetserite tööst. Kas ka Alpides oli gaasitoru juhtmetele rünnak? Palun, Andres. Nii, lähme. Siin ei ole midagi kohe slaidide juurde, sest meil on alati niimoodi, et 75 aastat on salastatud tööd, aga räägime nüüd eelmise aasta Hispaaniast. Nii, ja näete, jõudsime siis küsimuse juurde ja Iberia oli Hispaania saata tagasi, kui see blackout oli. Saime selle pildi ette, näete, ja nüüd jõuame sinna, mis faktid ja millised tegevused seal tegelikult toimusid. Mitte keegi ei rääkinud enne, me öeldi, et üks on süüdi, teine on süüdi ja ei arvestatud üldse dispetserite tööd. Nüüd võtame selle lahti ja ei hakka siin kommenteerima, välja kõndama. Hispaanias 2025. aasta aprilli lõpus toimunud laastav elektrikatkestus ei olnud ette nägematu, mitmeteguriline sündmus, nagu avalikkusele pakuti. Võrguoperaatorite uued sisemised telefonilogid näitavad, et Hispaania elektrikatkestus oli eksliku ja ideoloogiliselt juhitud energia ülemineku otsene tagajärg. Eksperdid oli juba mõnda aega selgelt teadnud, et päikeseenergia kontrollimatu võrgu suunamine ja tuumaenergia järk-järguline kaotamise rumalus viivad elektrivõrgu kokkuverisemise äärele. Eelmise aasta 28. aprilli ulatuslik elektrikatkestus tegi Hispaania nõnda öelda ökoloogilise ülemineku minister Sara Agesen ja võrguoperaatori Redeia president Petris Corredor kõik endast oleneva, et süüd kõrvale juhtida. Nad rääkisid halvustavatalt mitmest tegurist. Riikliku ülekandesüsteemi operaatori RE ja kohalike turustajate tehnikute vahelised sisemised helisalvestised näitavad aga selgelt, et süüdi oli fotogalvaanika. Juba 2025. aasta jaanuaris helisesid juhtimisruumides häirekellad. Vaadake nüüd, mis seal toimus.
tehnikud istusid ekraanide ees, mis näitasid metsikult kõikuvaid pingenäite. Kõik see oli tingitud päikeseenergia kontrollimatust ja reguleerimata sisselaskmises. Samal ajal kui tavapärased elektrijaamad suurendavad või vähendavad oma toodangut aeglaselt ja ohutult, edastavad fotogalvaanilised süsteemid oma elektrivõrku täiesti kontrollimatult. Jaanuaris salvestatud telefonikõnes kirjeldas taastuvenergia tehnika olukorda dramaatiliselt. Näete nüüd, mida ta ütleb, võikab telefonikõnes. Päikeseenergia ei ole nagu tuuleenergia. Kui keegi vajutab päikeseenergia nuppu ja ei muuda toodangut, tekitab ta kaose. Peaaegu 100 või 1000 megavatti sekundis tuli sisse suurune võimsuse kõikumine 5 võrgupõlvini. Nad pani põlema. Olukord oli täiesti katastroofiline, teatas töötaja. Aprillis kriis süvenes. Protokoll dokumenteerib inseneride kasvavat meeleheidet, kes abitult pealt vaatasid, kuidas süsteem kaotas oma füüsilise inertsi. Vaadake, kui raske tehnokraat näeb, käed püsti, kõik jookseb umbe. 7. aprillil Anusne palus Sevilla dispetser juhtimiskeskus. Meil on pingetega jõhker probleem. Kõik on äärmiselt madal. Te peate meid aitama. Aga šokeeriv vastus ehk juhtimise eest kõrgemad poisid lihtsalt vastas. Meil on väga vähe võimsust, mis annaks süsteemile inertsi. Kui Sevilla dispetser ennustas süngelt, et see saab olema uus reaalsus ja et kavandatud tuumaenergia järk-järguline sulgemine saab olema süsteemi viimane pöördepunkt, kaotas töötaja, see on enesevalitsuse, hakkas sõimama, see on talumatu, umbes nii, et ära mölise. Mingil hetkel kukkume halastamatult kokku ja see on peaaegu kindel. Ja 28. aprillil eelmine aasta juhtus täpselt see, mida eksperdid olid ammu ennustunud. Selle päeva ülestähendused kõlasid nagu katastroofilmi stsenaarium. Taaskord on just taastuvad energiaallikad need, mis elektrivõrku täielikult destabiliseerivad, ahnuse ja reguleerimise puudumise tõttu. Nad lülituvad korraga sisse või välja 100 megavattide kaupa. See on ka kas 0 või 1, kritiseerib pettunud tehnik päikeseparke. Selles hädaolukorras oleksid päästjaks olnud kliimafanaatikute poolt nii põlatud tuuma- ja gaasielektrijaamad, kuid neid lihtsalt ei jätkunud, ei olnud enam. Lõunas on meil ainult, kuulake, 1 gaasijaam Arkos ja Almarasis on 1 tuumaelektrijaam, mis on hispaanlastel veel olemas. Suur riik ja ainult 1 gaasijaam ja 1 tuumajaam. Ja võrgu stabiliseerimiseks vajame suuremahulist tavapärast elektritootmist. Kuna päikeseenergiaga blokeerib kõike, ei pääse nad sisse. Päike on suveks ja rannaks tore, aga sellise asjaga lõpuks see hetk jõuab kätte, hoiatab insener. Tollal hoiatas, need on võetud nüüd blogidest, nende pealt kuulatud asjad, mis on avalikustatud. Sest kohe ei viitsita ja otsitakse ju vigu, keegi vangi panna, aga näete, dispetserid ei saa vangi panna, sest nende kõne on ja nad hoiatavad. Kui nad oleks vait, siis oleks muidugi dispetser on süüdi, et sul voolu ei ole. Tema kolleeg Sevillast lisab kuivalt, ühel päeval kogeme tõeliselt ulatuslikku elektrikatkestust. Zero korda, ütleb ta, ja see päev oligi 28.
aprill 25. Nii, saite nüüd siis pihta, mis toimus. Ja lähme kohe teise küsimuse juurde. Näete, Alpides, kas oli seal midagi ka või ei olnud? Rünnak Alpide ülesele torujuhtmele viis Lõuna-Saksamaa kütusepuuduse äärele. Vaadake, see oli siin aprillikuus, aga kütust ei tule ega tule kuidagi juurde. Aga võin teid öelda, et jutud ja sellised käivad ka Nord Streamide juures, asjadega toimetatakse sala ja vaikselt, keegi ei räägi meile ainult. Ja sihipärane sabotaažiakt Põhja-Itaalias halvas märtsi lõpus mitmeks päevaks toornafta tarnimise suurele osale Lõuna-Saksamaast. 3 päeva jooksul ei voolanud must kuld enam üle Alpide Saksamaale. Ainult olemasolevad kohalikud varud hoidsid ära bensiini ja diiselkütuse tootmise täieliku seiskamise. Olete sellest kuulnud? Arvan, et ei ole, sest see sobib kohapealsed klatsid paremini ja panna. Ilma kohalike reservideta oleksid Lõuna-Saksamaa bensiinijaamades märtsi lõpus või aprilli alguses tõenäoliselt tekkinud varustusprobleemid. Selle põhjuseks oli asjaolu, et Alpide ülene naftajuhe tall oli sabotaažirünnaku sihtmärgiks. 3 päeva jooksul ei voolanud toornafta üle Alpide rafineerimistehastesse, näete. Samuti Karlsruhe lähedal asuvasse Miro rafineerimistehasesse. Viimane on Saksamaa suurim rafineerimistehas ja katab ligikaudu 45% Baden-Württembergi primaarenergia vajadustest. Näete, kui suur auk oleks tekkinud seal koha peal. Meedia teatel hävitasid tundmatud isikud. Vaadake, ei tuntagi, kes tulevad pauku tegema. Itaalia Alpide küla Terzo di Tolmesso lähedal elutähtsa pumbajaama elektrivarustuse. Tolmesso kohalik politseijaoskond kinnitas kahjustatud elektriposti olemasolu ning uurimisega tegeleb Udini politsei peakorter. Ka Saksamaa võimud on valvel. Föderaalne kriminaalpolitsei on tihedas kontaktis Itaalia võimudega. Muu hulgas uurivad nad, kas rünnak oli poliitiliselt motiveeritud, arvestades, et Saksamaa impordib juba umbes 36% oma vajaminevast diislikütusest, kuna tema enda rafineerimistehastel puudub piisav võimsus, on see sabotaažiakt hoiatuslask. Näete? Ja nüüd hakkab tulema siin midagi tagasi. Nagu ka rünnakud elektrivarustusele Berliinis ja teistes Saksamaa osades, Truuspa torujuhtme sabotaaž Ukrainas ja Nord Streami torujuhtme pommitamiskatse Serbias, näitab see selgelt, et kriitilise energiainfrastruktuuri igakülgne kaitse Euroopas on hädavajalik. Ja kuigi selle rünnaku toimepanijad on siiani teadmata, on juba teooriaid. Vaadake, teooria, motiivid, need tulevad sisse eeldus ja väide, nii nagu on, aga mõrva uurimisel on motiiv, kellel see oli kasulik. Lisaks näete, mis pakutakse välja, lisaks Ukraina vägedele võivad vastutavad olla ka radikaalsed kliimaaktivistid. Viimane on aga tõenäolisem, eriti kuna rünnaku sihtmärgiks oli energiavarustus, mitte naftavarustus ise. Torujuhe, mis kulgeb Aadria meres sadamast Tiresest Austriasse ja Lõuna-Saksamaale ning toimetab iga päev põhja poole üle 100 000 tonni naftat, on lihtne sihtmärk igasugustele ekstremistidele. Nii, tulime suurele pildile, näete, seal pakutakse ka isegi Austrias Saksamaal, et need võivad ka olla siin meie naabrid Ukraina poisid ja kes seal patsu võivad teha ja potsu. Nii et, mis sa arvad selle asja kohta?
no ütleme nii, et ega maailm on täna täiesti tagurpidi pööratud ja ega tegelikult siukseid akte võib juhtuda lisaks Alpidele igal pool mujal veel, et paraku me elame sellises keerulises ajas aga see on väga hea, et täna Andres selle ilusti välja tõid ja annad ka meie kuulajatele ja vaatajatele taas mõtlemisainet, et tegelikult kõik ei tiirle ainult Venemaal ja Ukrainas või Iisraelis ja Gazas, et tegelikult on niisuguseid koldekesi võib tekkida üle maailma igale poole. Aga siinkohal me olemegi selle saate küsimustega oleme ju jõudnud lõpusirgele, et ma arvan, et järgmine kord siis uute küsimustega taas teieni ja kõike head ja nägemist. mu tee viib üle kauge mäe. 19–21 juuni 2026 Saaremaal Eiste-Tooma talu territooriumil korraldab Kungla rahvas otsustusfestivali. 3 päeva ühiseid arutelusid, kohtumisi, otsuste kujundamist. Kutsume kokku inimesi üle Eesti, et arutada rahva tulevikku, kogukondade rolli ja Eesti eluolu küsimusi. Festivalil käsitleme teemasid rahvastik ja tervishoid, haridus ja teadus, tehnoloogia ja energeetika, keskkond ja kogukonnad, õigusruum ja põhiseaduslik vastutus ja palju muud. Arutelu tulemusel kujundatakse ühised seisukohad ja ettepanekud. Kokkusaamine on avatud kõigile huvilistele. Tule kohale, kuula, osale aruteludes ja anna oma panus ühisesse mõttetöösse. Kutse saavad lisaks paljudele teadlastele ja arvamusliidritele Eesti Vabariigi president ja ka peaminister. Kungla rahva otsustusfestival 2026, 19–21 juuni. Kohapeal telkimisvõimalus, elav tuli ja inspireeritud inimesed. Sündmust kajastavad eestist.com, uudistekeskus.ee ja paljud teised alternatiivmeedia kanalid. Kuni hommik käes ikka Kungla rahvas, ühine jõud.